Tere hommikust! Täna on laupäev ja mina olen siin Autojoy pesulas, et oma oksjoni autot poleerima hakata. Tõin auto siia siis reede pärastlõunal ja ütlesin Markole, et oleks vaja poleerimiseelset pesu, et üritame ära kasutada neid võimalusi, mis meil on. Ja tundub, et tänaseks on siis auto täiesti puhtaks tehtud ja minule jääb üle lihtsalt poleerima hakata. Ja mis see poleerimiseelne pesu on siis see, et auto pestakse täiesti puhtaks, kõik nähtud sõdi maha, tehakse keemiline ja minu puhul ka mehaaniline mustuse eemaldus. See tähendab siis seda, et kõik pigi, igast see lendlev raud, mis on kinni värvi sees ja ka muud sodid, et ma tean, et minu autot Marko pidi täitsa savitama meie CarPro savikindaga, aga tundub, et on täitsa puhtaks saadud. Võtame selle Johnny Prismi kätte ja vaatame üle, mis seisus auto praegu on. Opsti, no siin ei ole üldse vaja lähedale minnagi, et näha, missugused hologrammid siin külgede peal on. Kuhu iganes sa vaatad. Ikka on kriimud ja asjad, ikka korralikult. Kapott siis. See tiib on päris õnnetusseisus. Tegelikult siit laki pealt on näha, kuidas on vesi ka kinni jäänud, need mineraalid, mis vee sees on, laigud sellised. Marko ütles, et ma kasutaksin enne poleerimist siis water spot removerit ka või siis seda veetäppi eemaldajat. Kõrvalistuja uks ja sellised koledad ukselaksud on siin näha ja lihtsalt palju nühkimist ja lihvimist on see näinud siin. Piano black piilarid väga koledas seisus muidugi. Tagumine osa siis ka kõik sillerdab vastu juhi ukse juurest. Palun väga käidav piirkond, kõik on sellised kriime täis. See peeglikorpus on siin ka päris niru ja sellega on kuskil otsaga sõidetud tegelikult. Leidsin ühe hea nurgaga, kus on näha, mis seisus see stange on. Ma panen siis autole teipe sellepärast, et sinna poleerpasta ei läheks valedesse kohtadesse ja et see poleerimismasin ka mingit kahjustusi ei tekitaks, kui ma seal töötan. Tuleb välja, et ma vahepeal unustasin ära, kuidas autot teipida, et võib-olla hea meeldetuletus ka, et ma ei tee seda igapäevaselt. Ma olen vägagi selline hobikorras nädalavahetuse tegija heal juhul. Nii et kindlasti mingid töövõtted ja sellised asjad ei pruugi olla kõige paremad. Varem oli teissugune numbrimärgi hoidik ja sellepärast on siia hästi kole rant tekkinud. Et mind see jääb kindlasti segama ja sellepärast ma võtan selle ära ja poleerin sealt tagant ka. Teiselt poolt avastused jätkuvad. Siit on siis näha, et stange on saanud kunagi ka värvi, väiksed süüksed teibirandid on siin ja mis on eriti tore on see, et siin on näha, kuidas esitiival on esimesed väikesed roostealged. Et seda tööd ise tehes sa saad kõik oma auto vead ja puudused teada, et mõne jaoks kindlasti nagu natuke rikub auto ära. Kui sa otsustad, et sa tahad, et keegi teine sul selle töö ära teeb, et siis tihti sellised asjad lihtsalt jäävad enda teadmata ja nii ongi parem võib-olla. Ja järgmine samm on siis water spot. Võtame kõik selle veekatlakivi nii-öelda maha ja siis saab lõpuks pollima hakata. Enne üks asi veel, et leidsin üks asja. See on Johnny Total Remover ja tegelikult sellega käidi ka minu auto üle enne. Et selle toote eesmärk on siis lõhustada igasugused spreivahad, pinnakatted, asjad. Et ütleme, et kui on vaja hakata siis poleerima või mingit uut katet peale kandma, et siis vähendada võimalust, et mingid jäägid jäävad järele kuskil. Täna ma hakkan kasutama Rupest kindlasti. Siin on juba mingi villaketas peal, see on siis üks tugevama lõike jaoks. Ja siis pärast teen selle oranži kettaga üle. Ja pastadest proovin ka midagi uut enda jaoks, proovin CarProsid. Vist alustan Fixeriga ja villaga vaatame, mis saab, kas on liiga tugev, liiga nõrk. Et eesmärk oleks siiski
võimalikult vähe pingutada, et saada need suured kriimud ka välja, aga samas ma ei tahaks nagu väga raskeks elu teha, et mingisuguseid hologramme pool ööd taga ajada siin. Ja kohe tuleb siis testpaneel ka. Et teeme ühe osa tiivast ära ja siis võrdleme, et mis see tulemus on seal. Näen, et kohe on mingid väikesed kriimud nagu ära läinud pealt, aga need veeplekid on ilusti sees veel. Ops. Sai parem küll. Ma arvan, et clear cut ja Villa Padi on siis praegune kombo ja läheb edasi. Esimene tiib on tehtud. Avastasin, et ma pean poleerimise ka otsast peale ära õppima. Ei ole hullu. Tuletasin meelde, et tuleb olla hoolikas, sest pärast ma pean ise vaatama neid kriime, mis järele jäävad. Veetäppidesse on ilusti lahti. Ja järgmiseks on katus, sest kui ma lähen mingile asjale vastu katust tehes, siis ma kriimustan selle uuesti ära. Katuse peal on natuke lihtsam seis. Kriime nii palju ei ole kui ülejäänud kere peal. Nii, hetkel vaatame siin kriime. Ja peale lõikamist on natuke parem. Aga siia ma tulen ka tagasi. Järgmisena uks. Väga ilus. Keset ukse tegemist tekkis tööseisak, sest et lõunasöök ja õhtusöök saabusid. See on siin katitud, eks? Ja seal on katt tehtud, seal on nagu suuremad need igasugused ümmargused ringid välja pollitud. Uksed ka samamoodi, katus on küla käidud. Muideks siin on hästi näha, kuidas on selline kergelt hägune ja mis ongi see tulemus tegelikult. Ongi ja sellepärast ongi vaja teist steppi veel. Just. Nii oota, see oli ka ja on sama. Ja siit uks pealt on tegemata, näiteks siit on näha kasutamisjälgi. See on päris äge vaadata, jah. No see on muidugi kõige populaarsem uks ka, oleme ausad. Aga need tegelikult ikka tulevadki suht lihtsalt. Lendad siit küünega sisse kuidagi kiiruga ja nii on. Sellised kohad on, et oleme ausad, et siia on kunagi midagi pihta läinud, aga selle osas äkki on isegi lootust, et see 99% välja saada. Aga üldpildis väga soliidne auto tegelikult ja väga mõnus värv, et siin on nagu seda efekti, kui see keraamika lõpuks peale on, siis oma jagu. Aga siis tööle. Jep. Wow, okei. Selle teeme korda. Ma mõtlesin auto kallal töötades päris mitu korda kahe asja peale. Kõigepealt, mitte keegi ei ole seda Passatit kunagi poleerinud. Ja teiseks see, et detailerid teevad ju iga päev seda tööd. Hommikust õhtuni lihtsalt poleerivad. Ja nendel on meil kliendi auto ka. Seal tuleb kindlasti mängu see oskuste pagas ja see vastutus ka. Need kaks asja koos teevadki sellest mitmesaja eurose teenuse minu silmis. Ja kuna ma tean, mis seal taga on, siis tegelikult ma oleks ise ka täitsa nõus maksma seda. Kell on mingi 8 saamas õhtul ja pidulik hetk on käes, sest et autole on üks tiir lõikamist peale tehtud. Tahtsin näidata viimast asja, et sai tehtud stanget ja siit enne oli näha, kuidas korralikult oli ära rihitud terve see serv
aga nüüd on ainult need kohad, kus ta läks täitsa lakist läbi järel. Et võib rahule jääda. Väiksemad kohad ma kindlasti teen väikse poleerimismasinaga üle pärast, kuhu ma ei ulatunud. Tuled ka kergema pastaga. Mis on märgata on see, et auto värvitoon on silmnähtavalt teistsugune nüüd. Rupetse peale sai siis oranž ketas ja järgmiseks on reflekti pasta, et see peaks need eelmise pasta jäetud märgid ja hologrammid siis ära likvideerima ja tegema sükse teravama läike. Vahepeal aku sai tühjaks, aga ma tegin tööd edasi. Sisuliselt tagaots on poleeritud. Tõenäoliselt on läikest ka natuke aru saada. See on siis juba peale teist steppi. Kõigi lemmik läike must. Selle before and after tuleb päris hea, ma arvan. Suutsin kõik ära määrida ka korraks. Lasin pastat igale poole. Siuke, ideaalsest kaugel. Aga ma arvan, et siuksest teab ka. Jälle väike verstapost. Kapott on ka tehtud. Ja see on viimane osa, mis on siis ära pühkida veel. Ja siis on kõik tehtud. Homme pean tagasi tulema, kell on mingi 1 kohe. Jou, päev 2. Lõpetasin just keraamika eelse ettevalmistuse. Ehk siis ma eemaldasin auto pealt ära kõik poleerimisjäägid, mis ma suutsin ja rasvainet. Ja tegelikult ma tegin seda läbi pesu, nii et auto peab veel natuke kuivama. Siis ma teen talle prepiga ühe tiiru ja siis on valmis keraamika paigaldamiseks. Ma testin midagi uut. Meile meeldib ka katsetada ja uurida enne, kui me asja hakkame klientidele pakkuma. Nii et sellepärast ma isegi ei hakka välja hõikama, mida ma täpselt paigaldama hakkan täna. Aga jaa, hetkel on seis selline. Kuna auto praegu kuivab, siis ma arvan, et on päris hea aeg ka rataste vahetuseks. Et proovin panna alla siis need tuusad suuremad väljad. No nii, sai alla. Mingid poldid tekitasid probleeme, et olid kinni roostetanud, aga siuke ta on. Ma loodan, et ta vajub natuke alla poole ka, sest et mingi 3,5 sõrme mahub siia vahele. Külje pealt ka vanaga võrdlus ja muidugi tegin siis ülejäänud rattad ka ära peale seda. Järgmisena on tiib. Siia läheb kõige kangem 3M, mis ma leida suutsin peale ja see peaks teda luugi küljes kinni hoidma küll. Saime Karliga 2 peale kuidagi minu tiiva ka külge ja peale seda ma hakkasin keraamikat paigaldama. Mulle meeldib, et videost on näha, kuidas see keraamika pinna peal reageerib, aga üks asi on küll, et mul ei olnud kahjuks hingamismaski, et nii mürgiste asjadega peaks kindlasti kandma maski ka. Nii, see, mis ma paigaldan, käib siis 2 kihis ja selle peal on teine tehtud. Minu arust see tundub läikivam kui see siin. Tuleb pühkida ka veel. 2 päeva lõpuks oli siis mul 2-etapiline poleer tehtud, keraamika peal, tiip peal, suveväljad all. Ja mina väga rahul, et tulemus oli minu arust väga hea. Kahjuks ma vahepeal ei jõudnud filmida, nii et need afteri klipid on umbes 6 aega peale seda töötlust. Ja see oli ka esimene kord, kui päike vahepeal välja tuli. Ja siin on näha, et ilusti mingid hologramme ei ole. Peegeldused, asjad, kõik head, auto läigib. Et see on lihtsalt keset suvalist päeva nii-öelda, kus ma otsustasin, et nüüd saab filmida. Mõnes kohas on võib-olla natuke tolmu ka näha. Aga üldpildis väga happy.
kes tahavad ise samasugust asja teha, siis autojoy.ee-st saab kõik need vahendid osta ja Autojoy detailingus saab ka sarnast teenust tellida tegelikult, kui ise ei viitsi. Aitäh, et vaatasite. Pange like'i, kommentaare, subscribe idee ka liiga ja näeme järgmises videos. Tšau!